Internet pole enam mingi imeasi, aga mida iseenesest mõistetavaks see muutub, seda enam me unustame ära, millal see õnnistus siia Eestisse jõudis. Ja kas internet on siis see ainukene net, see ainukene võrk, mis katab meie kodumaa territooriumi? Kas Eestisse jõudis internet samamoodi sõjaväeringkondade kaudu, kui me tõmbame paralleeli just USA kaitseministeeriumi loodud ARPANETiga? Seda on juba raske öelda. Kõigepealt jõudis Eestisse võrk küll, niisugune rahvusvaheline võrk, aga mis ei olnud algul internet, selles nagu spetsialistide mõttes internet. Ja see jõudis umbes niimoodi, et on üks niisugune eksootiline, hoopis teistmoodi võrk, mis ei ole üldse internet, või on Fidonet. Ja see Fidonet jõudis Eestisse vist 89. aasta lõpul ja 90. aasta alguses umbes niimoodi. Sellega said nagu inimesed juba rahvusvaheliselt infot vahetada, said posti saata. Ja selles mõttes ta ongi nagu see, mis me internetil mõtleme, et saab posti saata ja nii, aga päris internet veel ei olnud. Fidonet. Miks sina Fidonetis oled? Kas see on millegi poolest sellest internetist nii erinev ja põnevam, et seal nagu väärib olla? No Fidonetis mina konkreetselt olen sellepärast, et Fidonet Eestisse jõudis oluliselt varem kui internet laiadesse hulkadesse. Ja kuna tol ajal sai sellega tegelema hakatud, see ei nõua üldse eriti palju vaeva, et seal kirju vahetada, faile vahetada, siis ma tegelen sellega vaikselt edasi. Loomulikult ma tegelen ka internetiga, aga Fidonet ja internet elavad nagu sõbralikult kõrvuti. Palju inimesi veel maailmas Fidonetti kasutavad ja kas see sureb välja? Fidonetis on märgata languse või vähenemise tendentse, eriti peale seda, kui internet 90. aastate keskel hästi popiks muutus. Ja 96-78 olid maailmas ja samuti ka Eestis Fidoneti nii-öelda hiigelajad. Ja praeguseks on maailmas veidi alla 20 000 Fidoneti ametliku liikme, kusjuures Fidoneti tegelike kasutajate hulk on suurusjärgus 100 korda suurem, sest et iga Fidoneti täisliikme juures võib olla registreeritud hästi palju kasutajaid. Kuidas Fidoneti kasutajaks või siis Fidoneti liikmeks saadakse? Kas see eeldab ka mingisugust teist riistvara? Ta ei eelda otseselt teistsugust riistvara, kui nüüd jälle võrrelda internetiga. Tõsi küll, see riistvara ei pea olema üldse mitte nii väga võimas, nagu näiteks internetis surfamiseks ja muusika kuulamiseks, vaid piisab näiteks tavalisest mingisugusest hästi vanast DOS-arvutist, seal võib olla kas või mustvalge ekraan, kui juba modemi ja telefoniliini abil on võimalik teha esimesi samme Fidonetis. Ja nagu järgmine samm oli kuskil 90. aasta sügis, kus jõudis harilik e-mail, kõige harilikum e-mail, mis me kasutame, see jõudis Eestisse. See käis ühe modemi kaudu, mis oli Tallinna ja Soome vahel. Ja seal oli nagu hulk kasutajaid. Kuskil Küberneetika instituudis see tehti. Ja mina olin ka just selle ajal seal ja see oli kohutavalt põnev, et ma olin nagu üks esimese interneti kasutajaid. Selles mõttes e-maili teenustajad, mitte selle klassikalise interneti. Ja siis oli ka Usenet, uudisgrupid, kus saab kirjutada. Ja sellel Eesti oli nagu Nõukogude Liidu osa ja siis oli väga põnev oli nagu postitada välismaistesse uudisgruppidesse uudiseid. Ja siis püüti nagu hakata seda kiiret ja korralikku internetti tegema. Ja see jõudis 92. aasta kevadel umbes Eestisse. Aga samal ajal see oli vähe kasutatav ja mitte väga populaarne internet. Veebilehekülg üldse ei olnud seal, see polnud veel üldse leiutatud. Et inimesed said posti saata ja siis faile tõmmata ühest edast teise, aga mingit surfamist üldse ei toimunud. Mille poolest Fidonet internetist erineb? Või nad on sarnased? Need on kaks täiesti erinevat süsteemi, erineva ülesehitusega ja suurelt osalt ka erineva tehnoloogiaga. Fidonet põhineb arvutite omavahelisel suhtlemisel ühest arvutist otse teise. Kui võrrelda internetti, siis seal on üles ehitatud terve võrk, kus ei ole üldse arvuteid, vaid kus liiguvad ainult andmepaketid, aga Fidonetis on igal juhul vajalik arvutite olemasolu.
Fidonet on mõnes mõttes veidi odavam võib-olla kodus pidada kui internet, sest et Fidonetis ei juhtu tüüpiliselt sellist asja, et võib-olla keegi kukuks surfama interneti sügavustes tundide kaupa ja siis haarab peast kinni järgmine kuu, kui telefoniarved tulevad. Üldiselt, kuna Fidoneti posti vahetamine toimub natuke teistmoodi kui internetis, siis näiteks umbes samalaadse info vahetamiseks, kui oletada, et ma vahetan 10 erakirja päevas ja vahetan 10 avalikku kirja päevas, siis väga umbkaudse hinnangu järgi näiteks see võib kodukasutajale Fidoneti puhul maksta 100 krooni kuus, telefoniarvetes internetikasutajale võib-olla see maksab 200-250 krooni kuus. Et internet võib väga vabalt mingi teine võrk üle võtta ja siis räägitakse hoopiski uuest revolutsioonist. Jaa, ma usun, et sellisest internetirevolutsioonist ikka ei räägita nagu mõnda aega. See asi nagu läheb sujuvalt edasi ja niisugust revolutsioonilist asju juhtub ju harva. Et kui see internet nagu kuulsaks sai, siis oli tõeline revolutsioon, sest on ju tegelikult olnud juba väga ammu. Internet on mitukümmend aastat vana ja mingid revolutsioonid algul ei tekitanud, ta vaikselt niimoodi arenes ja siis revolutsioon tekkis siis, kui ta sai nagu mingi kriitilise massi ja muutus niimoodi laiade ja rahvamasside seas kasutatavaks. Et see on populaarsusrevolutsioon või selliste mugavuse revolutsioon, teenust revolutsioon. Mida sa viimati Fidonetis tegid, mida sa otsisid, mis sul kadunud oli? No ega mina suurt ei ole nagu otsinud viimasel ajal Fidonetist midagi, sest mina põhiliselt kasutan tänapäeval seda kirjade vahetamiseks. Mida ei saa Fidonetiga teha? No netis teha. Kui me jälle võrdleme internetiga, siis Fidonetis tänu sellele, et Fidonet on suhteliselt vana süsteem ja tema areng on mõnevõrra peatunud jälle peale tema hiigelaegu, siis Fidonetis ei ole asjad mitte nii väga graafilised ja ilusad ja värvilised ja helidega nagu näiteks internetis, vaid seal võetakse asju rahulikumalt. Loomulikult saab seal mängida mingeid lihtsaid mänge, kas üksinda või mitmekesi arvuti vastu, vahetada reaalajas teateid ja rääkida teiste süsteemi kasutajatega. Internet ei muutu nii keeruliseks, et seda peab hakkama eraldi koolis õppima. Ei, see interneti võlu on just see, et see on jube lihtne, see on nagu uskumatult lihtne. Ja on igasugused muid võrke püütud teha ja need, kes on kõik välja surnud, just sellepärast nad olid keerulised ja ebasõbralik. Vaadates siin ringi ma ei tihka küsida, et kas te neid arvuteid kasutate ka trükimasinana, sellepärast, et need on siin vähemalt rakendatud väga musikaalsetel eesmärkidel. Need on jah ainult muusikaks ja ma pean ütlema, et 486 seisab siin kusagil nurgas juba 4 aastat ja 120 Pentium osutus tarbetuks juba 2 aastat tagasi. See arvutit saab muusika salvestamiseks, muusika loomiseks kasutada hästi? No, tänasel päeval on praktiliselt peaaegu võimatu teha ilma arvutita muusikat. Tähendab, see on mõttetu. Loomulikult on võimalik teha. Isegi naturaalset muusikat? Isegi naturaalset muusikat, sest praegused salvestid on ju kõik kõvaketta salvestid, need uued 24-bitised, ma arvan, et terve maailm kirjutab nende peale. Kas nüüd need arvutid, mida teie kasutate siin oma töös, mida need on siis kergemaks muutnud teie ametis? Minu või ütleme muusikategijate elu on ta väga kergeks muutnud, aga pillimeeste elu on lausa põrguks läinud, sellepärast et ei vajata enam elavaid pillimehi. Minu puhul, kui mina teen tööd, siis ainuke, mida ma mängin nagu elus pillina peal, on kitarr. Kõik ülejäänud tuleb juba siis tänu arvutile ja tänu sampleritele ja ei ole midagi lihtsamat, kui võtta siit näiteks, kui meil on vaja mingit, siin ühe CD peal on praktiliselt kõik, mida vajavad kogu maailma stuudiot trummide lindistamiseks, on ühe CD peal. Järgmine, kui meil ei ole, loomulikult meil on nii palju raha, et kutsuda endale sümfooniaorkestrit, selle jaoks on olemas, see on tehtud Peeter Zjelinek, see on Tšehhi orkester ja siin on elusad viiulid peal, nii et ainult oska neid kasutada, kõik. Ütleme, kui me need muusika tegemiseks arvutid jätame kõrvale,
kas te arvutit ka millegiks muuks kasutate? Mängite te arvutit? Ei, ma ei mängi, selle ma olen juba üle põdenud. No viimane lollus, mis oli, tuli ma ostsin mingi uue Soundblaster Live'i ja seal tuli kaasa tasut, oli mingi mäng Unreal ja sellest ma ei saanud kuu aega lahti enne, kui ma ta lõpuni mängisin, aga ma põhimõtteliselt ei mängi põhimõtteliselt, ma tean, mis see on haigus lihtsalt. Internetist leiate infot? Internetist ma leian väga palju, mis mul on põhiline, mida ma leian internetist, on newsgrupid, ma olen teinud endale, kus on hästi palju informatsiooni just muusika tegemise kohta. Kuna mina töötan Cubase programmiga, siis kõik Cubase'i uudised ja niisugused jututoad ja kui mõistus saab otsa, siis ma võin sinna kirjutada ja alati ka keegi vastab. Kui nüüd arvutitelt ära võtta, mis siis saab? Ei oska nagu enam millegiga pihta hakata või? No muusika tegemisel on see täiesti välistatud arvuti nüüd ära võtta. No mina saan hakkama, aga ma arvan, et noorem põlvkond on küll päris käpuli. Intelligentne võrk. Ta mõtleb ainult teile. Ta on midagi sellist, mis arvestab ainult teie, just nimelt teie personaalseid soove. Ja seal mingisugune suur mass, mingisugune inimeste kogum, see enam nii väga tähtis ei ole, sellepärast, et just teie soovid, teie huvid, need on kõige tähtsamad. Näiteks sellel kellaajal suundub teie mobiiltelefon teie töökoha lauatelefoniks ja siis, kui te olete sealt lahkunud, näiteks kell 5 õhtul, on ta hoopiski läinud teie lemmikkõrtsi baari leti peale, mis heliseb salapäraselt. Kas praegu veel intelligentne võrk, nõnda intelligentne ei ole, et selliseid kavalaid järjestikuseid suunamisi ta veel välja ei mõtle? Tähendab, kogu maailmas muidugi selles mõttes, et see intelligentsus on olemas, aga see, mis meil siin praegu kõrval seisab, 3 hallis kastis, see veel nii intelligentne ei ole, sest talle ei ole seda õpetatud lihtsalt, aga ta on võimeline seda õppima. Kui me nüüd vaatame siin selle pildi pealt, siin on nüüd aastaarvude järgi siis näidatud, kuidas see võrgu intelligentsus muutus, siis tõepoolest kõige targem oli telefonivõrk siis, kui kõiki kõnede suunamisi ja kommuteerimist tegi operaator või telefoninei, siis tekkiski see aeg, mida nimetatakse intelligentvõrguks. Tähendab, tekkis telefonivõrk, mis oli, mitte päris nii intelligentne, kui see telefonineiu seal alguses oli, aga siiski üsna tark. Ja see asi siis juhtuski kusagil 90ndatel aastatel, nii nagu siin pildilgi on näha, seesama intelligentsus tõsteti jaamast välja, see intelligentsus hakkas telefonijaama juhtima, nii et telefonijaam tegelikult tegi seda, mis ta ülesanne on, ühesõnaga ühendas kõnesid. See intelligentsus tegelikult iseenesest ongi tõstetud siia kastidesse välja sellest traditsionaalsest telefonivõrgust. Nii et võiks nii öelda, et tavaline võrk hakkab aina rohkem jämedamaks minema, sealt mahub aina rohkem bitte läbi, aga samal ajal jääb ka ta aina rumalamaks. See ongi nagu intelligentse võrgu üks olulisemaid asju, et talle saab väga lihtsas keeles, millest siis inimesed ka aru saavad, tegelikult seletada, mida ta peaks ette võtma nende kõnedega erinevatel aegadel, erinevates kohtades, ja see on kõik nagu kontrollitav. Ja mida see intelligentvõrk võimaldab? Näiteks firmadele võib huvi pakkuda selline asi nagu telefoninumbri suunamine sõltuvalt ajast. Tähendab, kui meil on teeninduspunktid eri aegadel lahti, üks on päeval, teine õhtul, 3. öösel, aga ööpäevaringne teenindamine on vajalik, siis vastavalt kellaajale jaam ise suunab kõne just sinna, kus parajasti kliendi teenindamine toimub. Täpselt samuti suunamine sõltuvalt asukohast. Tegelikult mõnes mõttes on see üsna sarnane praegusele hädaabinumbril. Need kõned suunduvad ju ka sinna, millises regioonis need parajasti valiti. Või näiteks, mis võiks olla selline prestiisi küsimus, see on universaalne isiklik telefoninumber. Kui te nüüd vaatate siin vasakul on meie tavaline visiitkaart. See on ju numbreid täis pikitud. Seal on töönumber, see lauatelefon, seal on mobiiltelefoni number, aga universaalne isiklik telefoninumber oleks siis niisugune number, mis on üks ainus
ja süsteem, kogu see telefonisüsteem on siis nii intelligentne, et ta otsib selle suure ülemuse Jaan Antsoni just sealt üles, kus ta parajasti on. Tegelikult ongi jah, üks konflikt võib-olla kõige suurem selles ongi, et võrk läheb küll väga targaks, aga et kas inimesed suudavad ka seda kasutada ja tegelikult meie kui teenusepakkujate ülesanne on nüüd teha siiski see teenus, nii nagu ta inimesele paistab, niivõrd lihtsaks, et inimesed suudavad seda kasutada. Aga keerulisematega on muidugi see, et siis on kõik integreeritud ja tõesti, et mobiilivõrk suudab mingil hetkel hakata jälgima, kus see inimene liigub ja suunab siis ka kõned juba vastavalt kas või sellele, eks, et kui ta leiab, et inimene asub töökohas oma laua taga, siis ta kõned ei tule mitte mobiilile, vaid lauanumbrile näiteks ja kui ta jõuab koju, siis ilma, et ta peaks midagi lülitama ja isegi ka seda kellaaega muutma, seal hakkavad kõned kojunumbrile suunduma näiteks ja mujal igal pool siis tuleb mobiili peale. Juhtmeid, kaableid omavahel siis arvutitega ühendades moodustabki võrk. Peatee, kasutades siis eestipäraseid termineid peateed ja külateed, me saame pärida, kas peateest võidavad ainult riigiettevõtted, et mida laiem peatee, mida pikem ja sirgem see tee on, seda kasulikum on just riigiettevõttele või on ka selline eraettevõtlus peateega arendatav? Eelkõige võidavad peateest praegusel hetkel ainult riigiasutused. See on selline projekt, mis oli mõeldud eelkõige riigiasutuste kiiremaks ja paremaks ja odavamaks toomiseks internetti. Peatee ei ole selline suur traadipusa või selline suur võrguprojekt otseselt, ta ei ole infrastruktuuriprojekt tehnilises mõttes. Ta on pigem just oluline selles pooles on finantseerimisskeem, kuidas riigiasutusi finantseeritakse. Peatee kasutab Eesti Telefoni baasvõrku ja Eesti Telefoni erinevaid teenuseid. Nii et selles mõttes Eesti peateeks võib pigem nimetada Eesti baasvõrku, millest eelkõige sõltub, kui hea on andmesideühendus. Nüüd hetkel kasutavad seda võrku siis umbes 360 riigiasutust üle terve Eesti. Üks peade eesmärki oligi just tagada selline üle-eestiline ühtlane areng. Kui palju nüüd tavaline riigi kodanik nendest peateede, külateede, kooliteede, koduteede arendamisest võidab? Kõige parem oleks, kui tavaline kodanik sellest üldse midagi ei teaks. Et tegelikult see, milleks seda kõike vaja on kirjeldatud mõnel määral sellise ilusa raamatu kaante vahel, Tiigrihüpe 21. sajandisse. Tegelikult on küsimus ikkagi suuresti inimeste harjumuste muutmises. Nii et see, mis tuleb peale külateed, ei peaks olema mitte külade 2, vaid superkülatee või mingi muu supervõrguprojekt, vaid see peaks olema kindlasti maatiiger. Ehk omavalitsuste avalikud teenused kodanikele, mida saaks esitada palju paremini, kui nad praegu on esitatud. See, mis Eestis peaks lähemal ajal toimuma, on just nimelt pilgu pööramine traatidest, võrkudest, arvutitest natukene inimeste poole. Esiteks peaks ilmselt ka meie juhid oluliselt muutma oma juhtimisstiili. Üsna mitu aastat tagasi sellisel väiksel Gotlandi saarel, mis on enam-vähem sama suur kui meie Saaremaa, aga asub Rootsi riigist võrratult kaugemal kui Saaremaa või Hiiumaa Eestis. Alustati ka interneti kasutamist ja arvutivõrkude kasutamist. Ja nemad alustasid hoopis teisest otsast, mis oli väga huvitav. Nemad alustasid sellest, et esiteks nad tegid kõikidele oma juhtidele juhtimiskoolituse ja õpetasid neid juhtima mitte hierarhilises struktuuris, vaid võrkstruktuuris, maatrikstruktuuris. Teiseks nad viisid sisse sellise korra, et iga töötaja võib 2 päeva nädalas töötada kaugtöötajana oma kodust. Ja hakkasid samuti kasutama meili või e-posti suhtluseks. Ja nad saavutasid päris head tulemused. Nad saavutasid selle, et kui alguses need vanameelsed juhid ja üsna vanad ealiselt juhid olid paanikas ja kartsid, et kui nüüd see töötaja 2 päeva töötab kodus või tal on õigus 2 päeva kodus töötada, et siis ta üldse ei tööta. Ja kogu meeskonna tulemused langevad oluliselt. Tegelikult juhtus vastupidi. Need töötajad nendes uutes tingimustes ja tulemusjuhtimise meetoditega juhituna töötasid palju paremini, nad tundsid ennast palju vabamalt ja tõesti ka nad tulid palju parema meelega kontorist. Alati, kui pakutakse, et võiks rääkida peateest, külateest ja kui suurepärane see kõik on,
siis paraku peab ütlema 2 asja. Esiteks, siin on väga kerge edu saavutada, tegemist on üsna konkreetsete asjadega. Ja teiseks, ja mis siis, kui see kohutavalt hea tehniline tase on? Nagu ma ütlesin, see tuleb sisuga täita ja tegelik tulu sellest saada kätte. Siis me võiksime õnnelikud olla. Ja ma kuulen, jaa. Oota nüüd natuke. Päris muljetavaldav oli. Ma nagu vaatasin ja samas ma ka rääkisin. Kas nüüd see veebitelefon ongi ainult interneti kasutajatele mõeldud side? Noh, ütleme, kui ikka veeb, siis on ka internet. Nii et võib öelda küll, et see on kõneteenus internetis. See tähendab nüüd seda, et enam nagu sellist telefoni ei peaks üldsegi kasutuses olema, need, kes on internetis. No ma arvan, et selline telefon ikka alati jääb, ega aparaat on suhteliselt lihtne ja kasutan sellega juba aastasaja jooksul jõudnud harjuda. Kuidas see ühendus luuakse? Kellega ma praegu vestlesin? No on võimalik põhimõtteliselt vestelda mis tahes inimesega, kes on telefoni või arvutivõrgus ühendatud. Loomulikult on siin vaja silmas pidada seda, et ka teisel inimesel, juhul kui ta nendes interneti kaudu tuleb, peavad olema samasugused seadmed. Kasutajal on vaja omada lihtsalt arvutit, millel oleks häälekaart, netmeetingu tarkvara, loomulikult kõlarid, mikrofon või paremal juhul, kui oleks selline peakomplekt, nagu me siin praegu näha on. Telefonivõrgus selliseid eelistusi või tingimusi ei ole vaja seada. Iga inimene, kes omab telefoni, võib rääkida internetis surfava inimesega. Veebitelefoni kasutades me proovime nüüd ühe internetikõne võtta ja me helistame Atlas Starteri helpdeski, küsides targa küsimuse, kuidas saada tasuta internetti. Mis me peame kõigepealt tegema? No seda on praegu lihtne teha. Oletame, meil siin internetiühendus on juba olemas, mul on veebilehekülg lahti, kus mul on siin Eesti Telefoni Atlase koduleheküljelt nähtav internetitelefoni kodulehekülg ja siia ma saan lihtsalt klikata üleval oleva numbrile ja mul tehakse vastav aplikatsiooni netmeetinguna lahti ja varsti ma peaksin saama ühenduse. Hallo? Jaa, ma kuulen teid. Ma esitaks sellise küsimuse, et kuidas ma saaksin endale tasuta interneti? See on ime lihtne. Kui teil juba on töötav arvuti, modem, hetkel mingi dial-up ühendus, saavate oma veebilehite ja trükite sinna aadress või location rea peale siukse kirja nagu 2v2v.hot.ee vajutate enter. Kas internetikõnesid võib pidada kaugekõnede selliseks ohustajaks? Kahtlemata konkurents või alternatiiv sellele praegusele traditsioonilisele kaugekõnele, nii nagu me teda täna tunneme, tekib. Aga siin on nüüd, ütleme, igal firmal endal valik, kas ta läheb selle maailma trendiga kaasa või üritab vanamoodi asju edasi ajada. Ma kujutan ette, et tulevikus on terve rida firmasid, kes ei omagi sellist traditsioonilist telefoni keskjaama, vaid kogu oma sidevajanduse rahuldavad ära IP-võrgu peal, see on siis internetivõrgu peal. Kuid praegusel hetkel on temas kindlasti suur tulu ka nendele, kes tahavad orienteeruda mingisuguses kataloogis näiteks, mis on internetis välja pandud või saada selgitusi mingil reisikonsultandilt, kelle hinnakiri on interneti välja pandud. Internetiteemalistel vestlustel on alati kumama jäänud, et internetist hangitakse informatsiooni ja see jätab mulje milleski väga teaduslikust ja akadeemilisest ja harivast. See ei pruugi olla sugugi niimoodi. Seks ja porno jäävad ikkagi esikohtadele, aga nädala pärast võrgus me oleme meelelahutuslikud. Me proovime teha ka pilti ja vaatame, kas see pilt, mis saab siis juba nädala pärast tehtud, kuulub dokumendi kilda või mitte. Olgem võrgus.
Aitäh!